Eks inimeste suhtumine on kindlasti natuke teistsugune eriolukorra ajal, et inimesed lisaks sellele, et nad tahavad konkreetsele probleemile lahendust saada ja konkreetset ravimialast nõustamist, siis kindlasti soovivad nad ka sellist üldist nõustamist elukorraldusliku poole pealt, et kuidas ennast kaitsta, kuidas oma lähedasi paremini kaitsta, et sellel on kindlasti praegu hästi suur roll, et inimesi rahustada ja nõustada selle koha pealt. Praeguse eriolukorra ajal on ravimite ostule kehtestatud teatud piirangud, et käsimüügiravimeid saab siis ühte sama ravimit osta maksimum 2 pakendit ja retseptiravimeid saab osta siis maksimum 2 kuu ravi jaoks ja 1 retsepti alusel. Et eks need piirangud ongi just sellepärast, et inimesed ei tunneks hirmu, et nende ravimid just võivad otsa saada ja ei tekiks olukorda, kus inimesed võib-olla meelevaldselt hakkavad liiga suuri ravimikoguseid kokku ostma. Maski teema on kindlasti palju ärevust tekitanud, et arusaadavalt inimestel tekib küsimusi, et nemad kindlasti tahaksid, et ka neil oleks enda kaitseks olemas maskid ja võib-olla nagu natuke selline pahameel, et miks meil on maskid ees, aga neile nagu müüa maske ei ole. Aga loodame siinkohal lihtsalt inimeste mõistvale suhtumisele, et ravimeid saavad müüa siiski ainult vastava haridusega inimesed, mistõttu on oluline, et me oleks kõik terved ja seetõttu on riik siis eraldanud meile teatud koguse kaitsevahendeid ja seetõttu ei ole võimalik neid lihtsalt ka inimestele müüa. Igapäevane elu ongi niimoodi, et kui ma olen tööl, siis ma olen tööl ja kui ma tööl ei ole, siis ma olen kodus. Et kõik muu on praegu jäänud ootele, et eks pereliikmeid, sõpru ei ole nüüd kuskil 1,5 nädalat näinud, aga eks see on lihtsalt olukord, mis vajab praegu sellist käitumist. Eks me oleme kõik esimest korda selles olukorras ja see on meile kõigile uus ja alati võib-olla muudatused ja uued piirangud ei tundu kõige mugavamad, aga me peame aru saama, et see on meie kõigi huvides ja palju on inimesi, kes hoiavad praegust süsteemi toimimas ja et see ka edasi toimiks, siis püsime kõik kodudes.